No tšau, ma olen siin viimasel ajal mõtisklenud teemal, milline elu on raisatud elu. Raisku lastud ja tõenäoliselt sõltub see siin palju inimeste väärtushinnangutest, aga ma mõtlen, et võimalikud variandid on näiteks täiega isekalt elatud elu võib olla mõne jaoks raisatud elu, siis sihipäratult elu võib olla mõne jaoks raisatud elu, kus on elatud nii-öelda siis ainult teiste reeglite nagu teiste heakskiidu nimel ja ütleme, et siis see ei ole nagu ennast avastanud või enda hirme ületanud, ei ole nagu enda unistusi teoks teinud ja kogu aeg on elatud teistele. Mõni võib öelda, et see on raisatud elu. Mõni võib öelda, et elu, kus ei ole teadlikult midagi loodud ja ei ole nagu loojaks saadud, ei ole midagi loodud. Mõni võib öelda, et see on raisatud elu. Mõni võib öelda, et raisatud elu võib olla näiteks, kus ei ole sügavale vaadatud ja et on lihtsalt alateadlikult pinnapealselt elatud, aga ei ole nagu sügavale kaevutud. Aga üks asi ma näen, mis on raisatud elu, on kui terve elu on elatud, no enamus elust on elatud kiirustades. Ja kordagi pole igavust tuntud ja on kogu aeg kiire, järgmine asi, järgmine, ei ole oota. Ma terve elu elasin mentaalses kehas, kogu aeg järgmises hetkes. Ja ütleme, et kui sa kiirustad bussi peale, siis sa ei ole kohal ja sa oled ärevuses, sa ei ole südames ja siis sa kiirustad. Sa oled nagu mentaalses kehas järgmises hetkes, ärevas seisundis. Ja enamus inimesed elavad oma elu, ma näen niimoodi. Kogu aeg on ja et kogu aeg ollakse kas 5 sekundit ees, 10 sekundit ees, pool tundi ees, päev ees, mõtetes ja mentaalses kehas, aga mitte selles vahetus reaalsuses. Mitte olles kontaktis oma meelte ja selle, mis toimub parasjagu siin ja praegu. Et kiirustamine, ma näen, et kiirustamine viib meid ära sellest, mis on päriselt päris. Ja päriselt päris on see, mis siin toimub. Ei oldud nagu teadlikult olemas ja kui teadlikult olemas ei ole, siis ma ei teadvusta endale, et ma olen olemas ja ma ei ole nagu kohal sellega, mis ma teen, siis ma elan nagu illusioonis ja see võib olla siis raisatud elu ja sellepärast ka need erinevad praktikad, need igasugused meditatsioonid ja kehatööd, mis aitavad nagu mõistusel tulla keha juurde. Siin, kus päris elu käib, sinu keha juures käib päris elu ja aga kui ma mõtted toimuvad ka praegu, aga mõtete sisu on kas minevikus või tulevikus. Ja, et kui ma olen kogu aeg selle mõttes sees, mõtte sisus sees, siis ma ei ole tähelepanuga keha juures. Ja. Et need praktikad siis aitavad tuua tähelepanu sinna, kus on keha. Olla tähelepanu seal, kus on keha. Ja. Et see on üks moodus, kuidas näha, mis asi võib olla, milline võib olla raisatud elu. Kui ma kogu aeg elan järgmises hetkes või eelmises hetkes, aga mitte kunagi siin, mis parasjagu toimub. Või mis sina arvad?
mis siin on palju inimesi, kujutan ette, et siin on palju erinevaid vaatenurki ka, mis kellegi jaoks võib tähendada raisatud elu. Noh, ütleme, et oled seal 90 nii, või 100 või 150 ja surivoodil ja siis vaatad tagasi, et vaata, ma raiskasin ära selle. Ma raiskasin ära selle võimaluse. Ma arvan, et võib saada üheks suurimaks kahetsuseks inimestel, populaarseks suurimaks kahetsuseks, et nad veetsid liiga palju aega ekraani ees, nagu ekraanide ees. Ma arvan. Võib olla ka aralt elatud elu, jah, kus ei ole olnud julgus, ei ole julgenud ennast väljendada või ei ole julgenud rõõmustada või ei ole julgenud armastada või ei ole julgenud aus olla. Aralt elatud elu võib olla raisatud elu. No aralt, seepärast, et suures pildis see keha lõpetab funktsioneerimise, siis see tähendab, et et otseselt kaotada ei ole nagu, karta ei ole nagu midagi, jah. Karta ei ole midagi. On praktilises elus on mõistlik teatud asju vältida, aga suures pildis jah. Julgus annab siis julguse olla ka vabam. Või mis sina arvad? Jah, jäta kommentaar.